On siis eriti nukker hommik, öö läbi on vihma sadanud ja siukses kohas ööbisime. Kindlasti olete mõelnud, kuidas siin pesemine ja kõik muud erinevad teostused toimuvad, siis õnneks siin on jõgesid nii palju. Vesi on nii puhas, et hambapesu ja kõik judud käivad nii-öelda tee kõrval asuvates jõgedes. Väga lihtne. Ma arvan, et seda võid isegi juua. Ma arvan küll, rahulikult vaatasid törtsti sisse, võtke vett ja vee temperatuur on kõrge mingi 2 kraadi kuskilt glacieri pealt tulnud kuskilt. Reisijooksul oleme aru saanud, et maastik ja ilm muutub Islandil lihtsalt põhimõtteliselt sõrmenipsust. Et kord on vihm, kord on päike, kord on mäe, kord on lihtsalt suured väljad. Aga täna peaksime siis jõudma jääliustikuteni ja ma arvan, et see jääliustik on väga lahe kogemus. Esimene jäämägi siis viib, no ei saa öelda jäämägi vist, aga liustik on siis Svinapels Jökull. Elu on ikka selline, et vahel igav, vahel tore, aga checkliste peaks elus ikkagi täitma ja üks checklist on jälle täidetud. Esimene glacier oli New Zealandil, aga nüüd Islandi glacierid, need on seletamatud, need on lihtsalt väga võimsad. Siit natuke infot ka, et põhimõtteliselt siia minnes siis võid surma saada. Võid ära külmuda, alla kukkuda, veel alla kukkuda, kivi võib pähe kukkuda. See enesetunne, mis siin on, see on lihtsalt kirjeldamatu. Need massid, see on ikkagi, no ma ei tea. Siin Kalju serva peal kõndida, ega tegelikult ei olegi väga safe, sest kui sa näed, siis kivid hakkavad kukkuma ja mööda Kaljut siin läheb. Suhteliselt märg ja mitte õnneks libe, aga see kruus vajub päris kergelt ära kogu aeg. Ja sealt üle võivad kivid tulla, nii et see ei ole kõige turvalisem. Aga elame ikka ühe korra ja peab vaatama. Siinkohas jääb minu julgus seisma, sest ma nägin just, kus ilge hunnik suuri kivesid alla kukkus. Ja ma ei tea, Martin läks ilmselt siit edasi, aga ma ei tea, minu jaoks on elu natuke kallim. Mina lähen tagasi. Ma kardan kõrgust ka ja siin on natukene liiga palju seda riski, et võib midagi juhtuda ja kedagi ei tule appi ka, nii et kui näha, siis tegelikult need kivid on kõik ülevalt alla tulnud ja nad on täiesti lahti. Et siis võite kujutada ette, mis tegelikult toimub seal kaugemal, kus ma just tagasi tulin. Sest sealt ülevalt tuleb sellise kivi. Ma ei tea, sa võid väiksema kivi ka võtta. Lööb sul pähe auga ja on ka valmis. Pole vaja rohkem midagi teha. Meie küll ei jõudnud nii-öelda jää peale, aga siin on mõned inimesed on ka täiesti kadunuks jäänud, nii et ei ole naljaasi. Järgmine peatuspaik on meil Diamond Beach ja Jökulsárlón liustik.
see on siis üks tuntumaid kohti, kus turistid teevad pilte, sest seal on äge, kuidas liustik kohtub siis Atlandi ookeaniga ja jäämäed triivivad vabalt ookeani vette. Oleme jõudnud jälle ühte väga lahedasse kohta, muidugi ka turistidele meeldib siin nagu meilegi. Siis jäämäe või seal glacieri pealt tulevad jäätükid randa ja siis lihtsalt on rannas siin, mis on väga hull kogemus ja väga lahe näeb välja. Väga lahe. Üks härra läheb ujuma. Selles mõttes, et vesi on mingi 2 kraadi. Believe me, I could live without you, but I really don't want to. See on kõige õigem näide sellest, mis on internetis ühel pool pilti. Ühel pool pilti on see seljatagune, mis seal on, eks ju, ilus. Ja teisel pool pilti on päri turiste. Et noh, siis peate arvestama sellega, et igal juhul enamus kohti, kus me käime, ühel pool on ilus pilt, aga teisel pool on hunnik turiste. Kuna meil laguunis nii väga meeldis, siis me otsustasin tegelikult lähiümbruses kusagil öö veeta ja hommikul väga vara tagasi tulla, et saaks mõned inimtühjad droonikaadrid teha ja nautida seda ilu ilma turistideta. Täna ööbime siis jäämäe kõrval põhimõtteliselt vaja. Seal taga kaugel on jõhkrad jäämäed. Ma ei tea, kas on näha, jah, seal taga. Me oleme siin. Praegu siis auto käib, sest laeme igasuguseid erinevaid akusid. Et ühe päevaga me muidu ei jõua neid ära laadida. Tank. No, kas sa veel lähemalt saad lennata? Oi, no, ilus vuhin. Ütleme nii, et nii külma õhtut või ööd ei ole olnudki enne, et seal taga on näha jäämägesid. Ja ütleme nii, et ise oleme suht peidus, sest külm on. Hommikul ärkasime circa 6 aeg, öösel oli päris külm ja temperatuur oli langenud pea 2 kraadini. Ja hommikul oli siis laguunile jõudes kuskil 4 kraadi ja sealt siis tuligi tegelikult crazy mõte minna laguuni ujuma. Ühesõnaga lähme ujuma sinna, päris. Ja siin on tulemus, mis jõudis ka tegelikult National Geographicu online magasiini top 12 pildi sisse. Ütleme nii, et ma pole vist tegelikult nii külmas vees olnud nagu ujudes. Checklist on tehtud, ujutud jäämägede vahel. See feeling ei ole nagu talvel hakkab sul külm, mingi 1000 nõela kehas. Lihtsalt nagu äge tunnen, et soovitan kindlasti inimestel, kes tulevad siia ja viitsid hommikul kell 5 ärgata, siis ujuma minna.